tere kõigile, on aeg alustada munade püha eriga. Lõpuks ometi on käes see aastaeg, mil tuleb munade püha aeg. Tänases munade püha eris me teeme palju munadega seoses. Aga mida me mõtleme? Ma tahan juba nii väga näha. Muna pühade eri. Munadepäevad on parimad. Ma näitan 5 erinevat lahedat munade pühadega seoses asja, aga lähme siis neid vaatama. Esimene on selline lahe urbadega urvad, siis pajuurvad. Need on juba kullaseks läinud, nagu te näete, ja vesi on neil valge, aga natuke kollane. Järgmist munade püha asja, te ilmselt juba teate, mis see on. Munade püha üllatusmuna. See on siis Kinder Surprise. Nagu te nägite, et ma juba ühe avasin, nii et nüüd on selle surprise'i enda juurde. Selline. Ja vaatame, mis sees on. Võib-olla te küsite abi või, aga mina saan selle ilma abita kätte. Ja pole võimalik, me saime Olafi. See on nii lahe Olaf. Ta on nii lahe, ta keerab ringirattas. Ja siis siin on näidatud, et siin saab igasuguseid neid. Elsa on komplektist. Ja mina sain siis seekord Olafi. See on see väike tapsik kaasas. Ja Olav. Oh yeah, aha. Ta pea liigub nüüd. Mina ei taha abi. Okei, me vaatsime selle ära. Aga nüüd on aeg meil maitsta šokolaadi. Ja proovime. Nii tavalise maitsega moodi. Päris hea. Tahate ka? Igatahes. Need on tüdrukutele. Aga siit alati ei saa tüdrukutele. Näiteks mina sain tõukaratta. Andsin oma klassivenna, tema andis mulle vastu Anna. Siis neid saab alati vahetada. Iga inimese tahtmise peale. Näiteks samamoodi mul juhtus, et mina sain tõukaratta, ma vahetasin oma klassivennaga, tema sai Anna. Võtsin Anna endale, üks klassikaaslane tahtis Annat, ja temal endal oli Elsa, mina tahtsin Elsat. Ja siis me vaatasime ära ja voilà, mul on Elsa, Anna, Olav. Kristofit ei ole mul veel, Trolli ei ole ja Anna on. Vot. Nii et pühade aeg on ikka kingitusi täis. Ja nüüd ma näitan mõned laedad minu kevadtrikid. Esimeseks on siis küll tavaline hundiratas, aga kevade jaoks on see alati eriline. See on hea. Te peate ise ka selle ära õppima. Ja nii kui väiks ja nüüd on kätepea seis. Nüüd on see välja. Okei, kui tahavad väiksed tüdrukud ka seal ekraani taga tahavad ka proovida nii teha, siis alati võtke keegi suurem appi ja siis suurem ja nüüd suured õed ja vennad. Teie, kui te tahate, et teie väiksed õed saaksid teha nii, siis peate võtma ta jalgadest ja hoidma üleval. See on nagu käru umbes. Aga kui te tahate, et ta täiesti käte peal seisaks, siis peate teda natsa nagu niimoodi sirgeks tõstma. Nii et niimoodi saab teha ja saab teha veel lennukit. Nemad
jalad lähevad pikali, nagu näete. Ja tõstavad jalad õhku. Ma ei saa nii hästi õhku tõsta, aga tõstavad niimoodi õhku flexis jalgadega. No need, kes teavad, mis tähendab flex, aga selliste jalgadega. Niimoodi tõstavad üles. Enne panevad nad niimoodi kõverasse. Siis paneb väike laps siia kõhu peale, teie jalga peale. Siis te tõstate õhku ja võtate väiksel lapsel, võtate kätes kinni. Vot. Ja need on sellised lahedad trikid. Aga kui te soovite ise proovida lennuki selle, siis alati küsige vanemat, et nemad saavad ka teile, et nemad on teist suuremad. Aga ma usun, et nendega saab rohkem väikeseid tüdrukuid ja poisse lõbustada. Ja ma toon ühe kevadise meisterduse ka näitamiseks. Oleks praegu emalt vahele jäänud. Võt selline padi. Veest tehtud padi, mõelge. Veest tehtud padi, näete, siin on vesi sees. Kui te soovite õpetust, kuidas seda teha, siis kirjutage kommentaaridesse mulle, et siis ma teen video, kuidas seda teha. Aga selline siis oli meisterdus. Ja paneme nüüd selle ära. Ja mul ei ole enam teiega midagi teha. Likeige, et ma teaksin, et teile meeldis see video. Ja subscribe'ige ja kirjutage kommentistesse ka, et kas te soovite, et ma teeksin veel mingeid samasuguseid videoid või soovite, et ma teeksin veel mingeid jõulude erisid või mingeid selliseid või suveeri, vaheajaeri või mingeid selliseid videoid. Ja võite kommentitesse kirjutada, milliseid videoid te tahate näha, et kohe tulevad, boom! Ja mida me siis veel postime? Tšauki-pauki!